Hea taevane Isa, me seisatume sinu ees ja me täname, et sina oled meid kutsunud igat ühte ka sellele reisile. Ja me täname, et sa oled teatavaks teinud meie lõppsihi, taevase kodu. Aga me oleme teel, me kasvame, meil on puudusi ja sinul on kõik rohi ja kõik see on sinul olemas, et meid parandada, et meid päästa, pühitseda vana loomuse käest ja juhtida meid uude arusaamisse, uude ellu, nii meie mõtetes, sõnades, tegudes. Ja täname, et sa oled oma armastusest meile osa andnud, oma vaimust meile osa andnud ja tood selle hea anni meie eludesse. Ja täname, et meil on võimalus see vastu võtta. Aga me palume ka praegu, tule meid juhatama, palun oma vaimuga. Kingi meile arusaamist, et me mõistaksime, et me saaksime aru ja et meil oleks kindel soov, tahe ja usk jätkata seda teekonda tõesti kuni lõpuni ja jääda sulle ustavaks. Palume seda kõike Jeesuse kallil nimel. Aamen. Tuletame natuke meelde olukorda, kui Iisraeli rahvas pidi minema Egiptusest välja. Ja me teame, et Vaarao ei lasknud neid välja minna. Ja Jumal sekkus selles mõttes ja ta lasi tulla rida nuhtlusi ja olukordi, et ta laseks nad ära minna. Ja tegelikult ega meie oleme ju samas olukorras. Jumal on meid välja kutsunud ja ega selle maailma vürst ei taha meid ära lasta. Selles mõttes, et ta ei taha oma nii-öelda sellest vana loomusest meie sees loobuda, sest meie vana loomus on tema käepikendus meie sees. Ja nüüd, kui me oleme uuesti sündinud, siis Jumal on andnud meile uue loomuse, uue iseloomu, uue elu. Ja see uus peab selle vana ära hoidma. Täpselt nii, nagu oli ka tollal, kui nad sealt välja tulid. Aga tuletame meelde seda aega ja loeme siit tekstit 2. Mooses ja 12. peatükk 7 ja 13 salmid. Ja nad võtku verd nagu ning võitku ukse mõlemad piitjalad ja pealispuud kodades, kus nad seda söövad. Aga veri olgu teil tundemärgiks kodadel, kus te asute. Kui ma näen verd, siis ma ruttan teist mööda ja nuhtlus ei saa teile hukatuseks, kui ma löön Egiptuse maad. Mida see veri siin tähendab? Nad pidid kõigepealt talle võtma, siis see tall küpsetati tulel, luid ei tohtinud murda, nad pidid sööma seda. Ja see tall pidi olema nende sees, on väga oluline. Ja nüüd see talle verega määriti ukse pealispuu ja piidad. Ja mis on see veri? Ja mida see tähendab täna meie jaoks? Sest Piibel ütleb selgelt, et veres on elu. Ja nüüd mõtle sellele, paasa talle veri, tähendab tema elu, oli võõbatud sinna uste piitadele. Ja surmahinge seal sisse ei tulnud. Need jäid kõik elama, esmasündinud seal peredes. Ja Kristus valas oma vere meie eest. Ja täna on ju täpselt sama, et tema veri päästab meid. Aga kuidas see tegelikult praktiliselt, mida see tähendab meie elus? Ja vaatame neid tekste ja lähme alguses kohtumõistjate raamatusse. Ja loeme 2. peatükist 1. 3 salmi. Ja Jehova ingel tuli Gilgalist üles Pokimisse ning ütles, ma olen teid toonud Egiptusest ja viinud maale,
mille ma vandega tõotasin anda teie vanemaile ja ma ütlesin, mina ei tee ilmaski tühjaks oma lepingut teiega. Te ei tohi teha lepingut selle maa elanikega, te peate nende altarid maha kiskuma. Aga te ei ole kuulanud mu häält, mis te olete teinud. Seepärast ma ütlen, mina ei aja neid ära teie eest, vaid nad saavad teile rõhujaiks ja nende jumalad saavad teile püüdepaelaks. Et sellised tekstid. Jumala plaan oli see, et Iisraeli rahvas ajaks need rahvad ära sealt maalt, kus nad elasid, sest Jumal andis selle maa neile. Ja huvitav on see, et Jumal ütleb siin niimoodi, ma olen andnud selle maa teile. Aga see maa oli ju tegelikult teiste käes veel. Aga Jumal ütleb, ma olen juba andnud selle. Ja nüüd ta ütleb, et minge, võtke see maa üle. Ja kes on piiblit rohkem uurinud, me teame siin, et nad ei ajanud neid rahvaid ära enda eest. Osa nad ajasid ära, osa nad võitsid, aga osa rahvaid jätsid nad elama sinna. Ja nad ei täitnud Jumala lepingut. Tegelikult see oli lepingus sees, nad pidid need ära ajama. Ja kuna nad ära ei ajanud, siis nad ei teinud koostööd Jumalaga. Ja Jumal ütleb siin, mina ei aja ka neid ära, vaid nad saavad teile rõhujaiks ja nende jumalad saavad teile püüdepaelaks. Aga mida see täna tähendab meie jaoks? Huvitav, et Jumal läheb siin lepingu juurde tagasi ja see oli nüüd lepingupunkt. Ja meie lepingupunktis on ka ju see, et me peame vana loomuse endast välja ajama. Ja hästi me ajame mõned asjad välja. Võib-olla inimene on alkoholi tarvitanud, tubakat tarvitanud, osa viliste aetakse välja, osa need ebajumala kummardud aetakse välja. Aga uhkus ja ahnus teinekord jäetakse alles. No, need on niisugused varjatud asjad ja need nagu ei panda tähele. Ja nüüd, kui me aja neid asju välja, need jäävad meile püüdepaelaks. Jumalal on üks leping oma rahvaga. Ja kui need asjad on meie sees, mida nad meie sees tekitavad? Tekitavad ju probleeme, täpselt nagu Iisraeli rahva sees. Kui see vana jääb ära andmata. Aga loome edasi kohtumõistjate raamatust. Millised tagajärjed olid nüüd Iisraeli rahval, kui nad ei kuulenud ehk täitnud seda lepingut, mis Jumal neile andis? Kohtumõistjate 2, 11-15. Ja Iisraeli lapsed tegid kurja Jehova silmis ning teenisid Baale ja jätsid maha Jehova oma vanemate Jumala, kes oli nad ära toonud Egiptuse maalt ja käisid teiste jumalate järele nende rahvaste jumalate hulgast, kes olid neil ümberkaudu ja kummardasid neid ning vihastasid Jehovat. Aga kui nad Jehova maha jätsid ja teenisid Baali ja Astartet, siis Jehova viha süttis põlema Iisraeli vastu ja ta andis nad riisujate kätte, kes neid riisusid ja müüs nad nende ümberkaudsete vaenlaste kätte. Ja nad ei suutnud enam seista oma vaenlaste ees. Kuhu nad iganes läksid, seal oli Jehova käsi nende vastu õnnetust tuues. Nõnda, nagu Jehova oli öelnud ja nõnda, nagu Jehova neile oli vandunud ja neil oli väga kitsas käes. Jumal täidab lepingut
Ja tegelikult see oli lepingus sisse kirjutatud, et kui rahvas ei kummarda Jumalat ja kui nad lähevad kõrvale, mis siis saab. Aga sinna me jõuame, püüame ka selle lepingut nagu meelde tuletada ja tegelikult need lepingud on ju ka meiega. Sest me oleme kõik ju lepingus Jumalaga, me oleme ristitud ja ristimise eesmärk oligi ju see, mis seal vees ära uputati. Mina, ego, isekus, eks ole. Ja Jumal tegi lepingu meiega ja nüüd peale ristimist, kas see võeti meil ära? Nüüd hakkas see töö peale, et me saaks nendest asjadest kõigist vabaks. Aga Iisraeli rahvas võttis need ebajumalad tagasi. Ja kui nad hakkasid ebajumalad kummardama, nad jätsid Jehova maha, aga Jumal ei jätnud neid maha. Ja ma usun, et me oleme igaüks kogenud, kui me oleme mingis asjas üle astunud, siis vaenlane sosistab sulle kohe, et nüüd on Jumal sind maha jätnud. Aga Jumal ei jäta kunagi maha. Ja nüüd, et uuesti taastada see suhe Jumalaga, seda nimetataksegi kahetsuseks ehk meele paranduseks. Aga loeme edasi 16-23 salmid. Siis Jehova laskis tõusta kohtumõistjaid, kes päästsid nad nende riisujate käest. Aga nad ei kuulanud ka oma kohtumõistjaid, vaid käisid hoora viisil teiste jumalate järel ja kummardasid neid. Pea lahkusid nad teelt, mida nende vanemad olid käinud, kuulda võttes Jehova käske. Nemad ei teinud nõnda. Kui siis Jehova tõstis neile kohtumõistjaid, oli Jehova kohtumõistjaga ja päästis nad nende vaenlaste käest kogu kohtumõistja eluajaks, sest Jehoval oli kaastunnet nende ägamise pärast rõhujate ja kallale tungijate käes. Aga kui kohtumõistja suri, siis nad pöördusid tagasi ja talitasid veel kõlvatumalt kui nende vanemad, käies teiste jumalate järel neid teenides ja neid kummardades. Nad ei jätnud midagi maha oma kurjadest tegudest ega kange kaelsuse viisidest. Siis Jehova viha süttis põlema Iisraeli vastu ja ta ütles, et see rahvas on rikkunud mu lepingut, mille ma tegin nende vanematega, ega kuulanud mu häält, siis ka mina ei aja enam nende eest ära ühtki neist rahvaist, keda Joosua surres alles jättis, et nende läbi Iisraeli katsuda. Kas nad tahavad hoida Jehova teed, käies sellel, nagu nende vanemad seda hoidsid, või mitte? Ja Jehova jättis alles need rahvad, ei ajanud neid kohe ära ega andnud neid ka mitte Joosua kätte. Jehoval oli kaastunne ja nende ägamise pärast rõhujate ja kallaletungijate käes. Need Jumal lasi lepingu põhiselt tulla need tagajärjed nende endi peale. Ja siis nad hakkasid hüüdma appi Jumalat. Ja Jumal saatis kohtumõistjad. Kohtumõistjad olid tegelikult nende päästjad, nende rõhujate käest. Aga nüüd siin sõna ütles niimoodi, et nagu need kohtumõistjad surid, siis rahvas läks uuesti tagasi vanale teele. Ja niimoodi kogu aeg nagu Iisraeli rahvas käis üles ja alla. Ja siis kui valus hakkas, siis ütlesid, jah, Jumal on olemas. Kui oli hea elu, kõht oli täis ja laud oli kaetud, siis ütlesid, et ebajumalaid on ka hea kummardada. Ja tänases mõttes ju, et selle maailma asju võib ka teha ja viiside järgi olla. Aga kui tulevad raskused, probleemid, need panevad inimesi alati mõtlema. Ja ma mõtlen sellele, miks enne Kristuse tulekut tulevad rasked läbikatsumised, siis katsutakse meid läbi tegelikult, mis on meie südametes, eks ole.
aga loeme veel mõned tekstid siis. Kohtumõistjate 3, 1-2. Ja need on rahvad, keda Jehova alles jättis, et nende läbi katsuda Iisraeli. Kõiki neid, kes ei tundnud ühtki Kaanani sõda, ainult selleks, et Iisraeli laste sugupõlved teaksid, et tema õpetab neid sõdima, nimelt neid, kes seda varem ei oska. Huvitav tekst. Jumal õpetab neid sõdima. Aga mis sõda see oli, mida ta õpetas neid sõdima? Mis sõda see oli? Ja minu arust see eelpilt, kuidas Jumal tahtis koos nendega sõdida, oli Jeeriko vallutamine. Ja kas neil olid siis mõõgad ja odad ja kõik see sõjavarustus, mida maailmal oli või nad käisid lihtsalt 7 päeva ümber Jeeriko rinna ja 7. päeval 7 korda ja müürid tõmmati maha. Ja see on välja kaevatud Jeeriko ja müürid, on näha, et müürid tõmmati sissepoole maha, mitte väljapoole. Ja siis võeti see linn üle. Nii et Jumal näitas, kuidas ta nõus sõdima. Aga kui järgmine lahing pidi toimuma Ai linnaga, siis Jumal ei läinud nendega kaasa. Miks? Mis oli takistuseks? Patt oli nende leeris ja nad pidid selle pattu ära kõrvaldama ja siis nad said ka Ai üle võidu. Ja mõtlen, et aga meie elus on ju täpselt sama. Kui on sellised takistused või patud meie elus, mida tegelikult me teame, aga mille pärast me ei ole nii-öelda vitsa saanud veel, siis me mõtleme, et võib ju olla. Aga kui tuleb tegelikult see laks kätte, siis võib-olla see kainestab. Ja sellepärast ongi need nuhtlused ilmselt. Aga Jumal on nii pikameelne kannatlik, ta tahaks, et me saaks rahulikult aru nendest eksimisest ja parandaksime meelt ka siis, kui meid ei utsitata või ei nüpeldata. Me võime lugeda piiblist, et see on niimoodi, leping on niimoodi ja teha selle järgi, eks ole. Ja nüüd ongi sellised probleemid. Aga Uues Testamendis on meile väga selgelt öeldud Efesuse kirja lõpus, Jumal on andnud meile sõjavarustuse. Ja need ei ole mingid automaadid ja muud relvad. Mis need relvadeks on? Kilp, kaitseks, raud, rüü, kiiver, kaheterane mõõk, mis on Jumala sõna, ja kingad rahu evangeeliumi kuulutamiseks. Nii et need on meie sõjariistad, eks. Ja sellepärast me ei saa hakata ju võitlema vaenlase viisil, nagu praegu maailma riigid omavahel võitlevad ja kellel on troone rohkem ja kellel on paremad sõjavarustused ja nii-öelda vägivallaga üle võtta. Aga Jumal ütleb, et ma olen teiega ja minu sõna on see, mis annab väe, mis annab jõu ja mis kõrvaldab vaenlase. Ja ma usun, me oleme kõik püüdnud oma jõuga elada õiget vaimulikku elu ja võidelda. Ja ei tule välja. Ja nüüd, kui sa hakkad usaldama Jumalat ja riietud tema sõjavarustusega ja parandad meelt, siis huvitav, ühe asja meeleparandusega kaovad teised probleemid sinu elus. Oled kogenud seda? Kui ei ole, siis proovi. See on niimoodi, see toimib niimoodi. Aga loeme mõned tekstid veel Kohtumõistjate 3, 7 ja 12. Nõnda tegid Iisraeli lapsed kurja Jehova silmis ja unustasid Jehova oma Jumala ning teenisid Baale ja Ašeraid. Aga Iisraeli lapsed tegid jälle, mis kuri oli Jehova silmis. Ja Jehova julgustas Moabi kuningat Eglonit Iisraeli vastu, sellepärast, et nad olid teinud kurja Jehova silmis. No väga selgelt on ju näha, Jumal kasutas teisi riike, teise kuningat ja tekkis sõda, tekkis olukord, et takistada seda ebajumala teenistust.
ja nad said jälle kellegi nii öelda, nad said orjaks, nad pidid hakkama maksu maksma, nad ei olnud vabad. Aga loeme ka 4.1, kohtumõistud 4.1. Ja Iisraeli lapsed tegid jälle, mis kuri oli Jehova silmis, kui Ehud oli surnud. Jälle, siin ütleb, nad tegid jälle kurja, eks ole. Mis ütleb 6. peatükk 1. salm? Ja Iisraeli lapsed tegid kurja Jehova silmis ning Jehova andis nad 7 aastaks Midjani kätte. Ja me näeme siit selgelt, et probleemid tekkisid patu tõttu, üleastumise tõttu. Ja see on ikkagi leping Jumalaga. Jumal nüüd peab lepingust kinni, rahvas ei pea. Aga vaatame edasi. Millised olid tegelikult selle lepingu nõuded, sest tegelikult neid on väga hea meelde tuletada ja uuesti korrata. Ja millised olid need kohustused, nii jumalapoolsed kohustused kui ka inimesepoolsed kohustused. Ja tegelikult need kohustused on meil täpselt samamoodi praegu. Nii Jumal on tõotanud täita oma tingimused ja meie oleme ristimisega ka tõotanud täita oma tingimused. Ja 5. Mooses 10. peatükk, loeme 12 ja 13 salmid. Ja nüüd Iisrael, mida nõuab Jehova, su Jumal, sinult muud, kui et sa kardaksid Jehovat oma Jumalat, käiksid kõigil tema teedel ja armastaksid teda ja et sa teeniksid Jehovat oma Jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest, et sa peaksid Jehova käske ja seadusi, mis ma täna sulle annan, et su käsi hästi käiks. Kas oli seda raske täita tolle rahval? Kas on meil see raske täita neid asju? Jumal ütleb, et ma annan ju õnnistused teile. Loeme ka 16 ja 19. Lõigake siis ümber oma südame eesnahk ja ärge enam tehke oma kaela kangeks, sest Jehova, teie Jumal, on jumalate Jumal ja isandate isand, suur, vägev ja kardetav Jumal, kes ei vaata isiku peale ega võta vastu meele head, kes teeb õigust vaeslapsele ja lesknaisele ja kes armastab võõrast, andes temale leiba ja riiet. Seepärast armastage võõrast, sest te olete ise olnud võõrad Egiptuse maal. Ei ole ju halvad seadused, eks. Väga head seadused. Aga millegipärast, tõmbab nagu teisele poole. Ja kuna ümbruskondselt rahvad nüüd, keda nad ära ja nad olid paralleelselt neile tegelikult valeks eeskujuks nende lastele. Ja kuna see tuli vale eeskuju nende kaudu, siis see hakkas neid nuhtlema. Nii et üks Jumala seaduste täitmata jätmine viis kohe teiste probleemideni. Ja lõpuks läks jälle nii kaugele, et Jumal pidi distsiplineerima või tõmbama nagu piiri vahele. Aga loeme edasi 5. Mooses 11, 13-20. Ja kui te tõesti kuulate mu käske, mis ma täna teile annan, nõnda, et te armastate Jehovat oma Jumalat ja teenite teda kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest, siis annan mina teie maale vihma omal ajal, varajase ja hilise vihma, ja sa koristad kokku oma teravilja, viina ja õli. Ja ma annan sinu väljal rohtu su lojuste jaoks. Sina ise sööd ja su kõht saab täis. Hoidke, et teie süda ei laseks ennast meelitada ja et ei kalduks kõrvale ega teeniks teisi jumalaid ega kummardaks neid. Muidu süttib Jehova viha põlema teie vastu ja ta suleb taeva, nõnda et vihma ei saja ei maa
ja maa ei anna saaki ja te hävite kiiresti sellelt healt maalt, mille Jehova teile annab. Ja pange siis need mu sõnad oma südamesse ja hinge. Siduge need tähiseks oma käe peale ja need olgu laubanaastuks teie silmade vahel. Õpetage neid oma lastele, rääkides neist kojas istudes ja teed käies, magama heites ja üles tõustes. Ja kirjuta need oma koja piitjalgade ja väravate peale. Tekkis teiste jumalate kummardamine, eks ole. Ja praegu me mõtleme, et kuidas nad võisid selliseid kivist ja puust jumalaid kummardada, lausa rumalus, eks ole. Aga kui praegu selle valeõpetuse, kolmainse õpetusega on toodud kolmas jumal nii-öelda juurde ja kirikud kõik kummardavad ju seda. Ja paljud teevad seda teadmatult ja kummardavad kolmandat jumalat, kes ei olegi jumal. Nad on loonud kuju, täpselt samamoodi kuju ja kummardavad seda. Aga kuidas Jumal suhtub nendesse asjadest, siis me näeme siin tervet pilti sellest, eks ole. Ja kui inimene teadmatult seda teeb, siis ja tuleb meelevarane, siis Jumal on nõus andestama. Aga kui inimene teadlikult on seda teemat uurinud ja kummardab need asju, siis ta määrab ilmselt omale igavikulise saatuse. Sest Jumal ei saa niimoodi vastu, et ta toob enne Kristuse tulekut need tõed kõik välja. Ja siin ta ütleb, et kui te tõesti kuulete mu käske ja teete nende järele, mitte ei ütle, et jah, see on õige küll, mis Jumal sa oled öelnud, aga minu elu on niimoodi teistmoodi, mina ei saa neid praegu teha, mul siuke olukord. Aga see on ju vingerdamine. Ja siin ta ütleb, et pane need käe peale, need olgu laubal sinu silmade vahel. Ja juudid siiamaani panevad. Ma nägin, kui ma olin ühes riigis ja seal oli just sünagoog ja siis vaatasin, kuidas üks juut tuli, tal oli siuke karbikene oli siin käe peal ja see karbis oli 10 käsku ja see käe peal oli ja siis otsa ees oli ka nööriga siuke väike nahkkarp ja see oli ka 10 käsku sees ja kui ta läks sünagoogi sisse, siis puudutas seal veel ühte niukest karpi või kohta ja siis ta läks sisse, eks ole. Aga see on niisugune väline vorm, aga mis tegelikult südames toimub? Jumalale huvitav see, mis on inimese südames. Ja nüüd 20 salm on siin väga huvitav. Ja kirjuta need oma koja piiti jalgadele ja väravate peale. Mõtle nüüd. Siis, kui nad Egiptusest välja pääsesid, nad pidid piitjalad verega määrima. Ja nüüd, mis on selle vere asemel? Mida me peame oma koja piiti jalgadele ja väravate peale panema nii-öelda? Jumala seadused. Ja ma usun, et siin mõeldakse ka meie südame ust. Meie südame ust, millel on ka lengid ja pealispuu. Ja need peavad olema, seal peavad olema kirjutatud Jumala seadused ja tema kord. Nii et kuidas see üleminek läheb tollest ajast, eks ole. Ja me teame, et Kristuse vere kaudu on antud meile võimalus üldse Jumala seadusi pidada. Ja kui sa pead neid, siis sinu südame ümber on nii-öelda nagu kaitse ja surmaingel ei saa sinna puutuda. Ja need on paralleelid, mis jõuavad Uude Testamenti. Kui me nüüd loeme veel siit 5. Moose 11:26-28. Vaata, ma panen täna teie ette õnnistuse ja needuse. Õnnistuse, kui te kuulate Jehova oma Jumala käske, mis ma täna teile annan. Aga needuse,
kui te ei kuula Jehova oma Jumala käske, vaid lahkute teelt, mille ma täna teile määran, ja hakkate käima teiste jumalate järele, keda te ei ole tundnud. Ja mis oli see õnnistus ja needus? Rahvas teadis teda väga hästi ja täpselt sama õnnistus ja needus on ju meie ette pandud. Ja võib-olla ma natuke loen siit ise ja kordame neid asju. See on 5. Mooses 28. peatükis, siin on 2 terve peatükk, tegelikult tasuks lugeda, aga siin on 2 osa. Esiteks on õnnistuse osa ja siis on needuse osa ja see on lepingu punkt. Need on lepingupunktid ka meie lepingus Jumalaga. Ja alguses ütleb, et kui sa tõesti kuulad Jehova Jumala häält ja pead hoolsasti mitut käsku, 1, 3, 5, kõiki tema käske, mille ma täna sulle annan. Ja mis siis juhtub? See on tingimuslik. Siis tõstab sind Jehova su Jumal kõrgemaks kõigist rahvast maa peal. Ja kõik need õnnistused saavad sulle osaks, need tabavad sind. Jumal käseb õnnistusi sind tabada, mõtle. Inimesed otsivad õnnistusi taga, näevad suurt vaevat mingit õnnistust saada. Aga Jumal ütleb, et kuulete mulle ja mina hoolitsen selle eest. Mina annan sulle õnnistused. Ja kui sa võtad kuulda Jehova häält, ja ta nüüd laiendab seda, et õnnistatud oled sa linnas, õnnistatud oled sa väljal, ükskõik kus sa elad. Õnnistatud on su ihuvili, tähendab sinu lapsed, sinu pere ja maapinna saak, lojuste juurde kasv, kõik nimetatakse lojused. Õnnistatud on su korv ja leivaküna, sa ei pea nälga tundma, eks ole. Sa oled õnnistatud tulles ja minnes ja kui sa oled niimoodi õnnistatud, sa jagad seda õnnistust teistele. Ja kui vaenlased kipuvad sulle kallale, siis õnnistus on see, et Jumal saadab nad minema. Keegi tuleb sind süüdistama, kaebama, kohut mõistma. Jumal on sinu ja selle olukorra vahel, ta saadab minema. Ja 8. salm ütleb, Jehova käsib seda õnnistust olla sinu. Mõtle, kui Jumal midagi ütleb, siis see alati toimub. Noh, võib-olla sa mõtled, Jumal käse nüüd sellel lotovõidul olla minuga. Inimesed mõtlevad omamoodi. Aga õnnistus on see, et ma täidan tema seadusi. Ja siis kõik see, mis sa vajad, on sulle tõotatud. Ja ta ütleb, et kõik see, mille külge sa oma käe paned, see õnnestub. Sa ei pea pooleli jätma nagu paljud inimesed alustavad, jätavad pooleli, vaid sul on tarkus, sul on jõud seda lõpetada, nii nagu Jumal ütleb, sest see on õnnistus. Ja ta ülendab sind, eks ole, teistest rahvatest kõrgemale. See on Jumala plaan. Ja see kehtib ju praegu, eks ole. Ja siis ta ütleb, et Jehova avab sulle oma rikkaliku varaaida taeva, andes sulle vihma õigel ajal ja kõike õnnistab sinu kätetööd. Ja tingimus on, kui sa kuulad Jehova Jumala käske, mida ma täna käsin pidada. Nii et see on see tingimus. Ja nüüd kohtumõistatest me lugesime, et nad ei kuulanud. Ja nüüd tuli mängu see sõnakuulmatuse needus, mis algab siit 15. salmist ja loeme siit ka mõned salmid. Aga kui sa ei kuula Jehova oma Jumala häält, tähendab, pane tähele, siin ei ole öeldud käske, kui sa ei kuula oma Jumala häält. Ja kui Jumala vaim elab sinu südames, siis ta räägib kindlasti sinu vastu. Ja sul on võimalus seda häält kuulda. Ja tagajärg on see, et kui sa ei pea kõiki tema käske ja seadusi, mille on täna sul anna, siis tulevad su peale kõik need needused ja tabavad sind. Neetud oled sa linnas, neetud on su korv ja leiva, küna ja ütleme, materiaalne olukord on sul niru. Neetud oled sa minnes, aitäh. Ja neetud oled sa tulles, eks ole. Jehova saadab sulle needuse, segaduse, eks ole.
Ja milleks, mispärast? Ta ütleb, et sellepärast, et sa mind oled maha jätnud. 21 salm siin ütleb, Jehova nakatab su külge katku tõve, kuni see lõpetab sind sellel maal, mida sa lähed pärima. Teises kohast ütleb, et Jehova on sinu arst ja ravija, aga see needuse ajal Jumal lihtsalt võtab käitse ära ja need asjad tabavad meid, kui me ei täida, eks ole. Ja see kehtib praegu see leping ju. Jehova lööb sind kõhetustõvega, palavikuga, põletikuga, kuuma tõvega, igasugused jamad ja asjad sündivad sulle. Ja see kõik oleks võinud olla olematu, eks. Siis on su pea kohal olev taevas nagu vask ja su all olev maa nagu raud. No proovi siis põldu harida, eks ole. Ja vihma asemel on tolm ja nälg täpselt nagu Eeli ajal 3,5 aastat ei tulnud vihma. Jumal täitis tegelikult oma lepingut, sest nad hakkasid paali kummardama. Ja Jehova paneb sind su vaenlaste ettekaotust kandma. Ja kui ma ei ole meelt parandanud, sa võid teha eest palveid, ei tea mis asju. Ei parane asi. Ja kui sa lähed tegeliku asja juurde ja kahetsed parandad meelt ja siis näed, kus hakkavad kõik asjad loobuma. Sa kobad päise päeva ajal nagu pime, kes kobab pimeduses ja su teekond ei õnnestu. Üksnes rõhutav ja röövitav oled sa kogu aja ja ükski ei päästa sind. Sa kihlud naisega, aga teine mees häbistab teda. Sa ehitad koja, aga sa ei saa seal elada. Ja siin on pikk jutt sellest. Ja lõpuks ta ütleb, et kui sa ei pea hoolsasti kõiki selle sinase käsuõpetuse sõnu, mis selles raamatus on kirjutatud, et sa kardaksid seda aulist ja kardetavat nime Jehova Jumalat, siis teeb Jehova erakordseks sinu nuhtlused. Ja kui me vaatame nüüd juutide ajalugu, kui palju on neid riigist välja saadetud, kui palju nad on kannatanud holokausti all, eks ole, sellepärast, et nad on Jumalast eemal läinud. Ja teistpidi on see nüüd meile tegelikult, milleks siis? Hoiatuseks. Sest meie, kui me oleme astunud Jumalaga lepingusse ja see ei ole nalja tegemine, tegelikult see on väga tõsine asi. Ja nüüd kohtumõistjate ajal nad astusid juba üle Jumala seadustest. Ja Jumal rakendab tegelikult oma tõotusi ehk lepingut nende juures ja ta laseb teisi riike nende üle nagu valitseda. Nad on orjad, nad ei ole nagu iseseisvad. Nii et minu arust, kui sa tahad Jumalat järgida, siis tasub seda 5. Moosese 29. peatükki lugeda. Ja iseendale öelda, mitte ära mine naabri juurde rääkima, et nüüd on see ja see asi sul ja haigus on sellepärast. Ei vaata iseennast ja katsu ennast südamest läbi ja see on võimalus meelt parandada. Ja mitte tulla meeleparandusele mingisuguse nuhtluse või vitsa saamise tagajärjel. Aga meil on öeldud, et praegu on uus leping ja vana leping on vana, aga praegu on uus leping. No mis vahe on siis uue ja vana lepingu vahel? On vahet või ei ole? Või mis vahe on? See on sama leping, see on see sama leping, aga uus leping on see, et meie oleme tunnistajad Kristuse surmast Golgatal, tema kannatustest, tema võidust patu üle. Ja nüüd ta on oma vaimu meie südamesse antud. Vana testamendi ajal said vaimuga võitud põhiliselt kuningad, prohvetid. Aga praegu meil on kõigil see osa.
Jeesus ütleb, et teie olete Jumala tempel. Jumala vaim tahab olla ja elada teie sees. Tähendab, Kristus tuleb oma vaimuga sinu sisse elama. Ja kas sa usud, et ta on suuteline korraldama sinu elus ja tooma need seadused praktikasse? Ja võib-olla me oleme üritanud ja vaatame, et ei tule välja. Aga äkki ma usaldan siis ennast hoopis. Ja tahan ise teha. Ja see ongi käsumeelsus. Aga Jumala leping kehtib. Loeme Uuest Testamendist Rooma kirjast. Rooma 6. peatükk ja 15-23. Jälle pikad salmid, aga loeme. Kuidas siis? Kas hakkame pattu tegema, sest me ei ole käsu all, vaid armu all? Mitte sugugi. Eks te tea, et kelle orjaks te hakkate sõna kuulmises, selle orjad te olete, kelle sõna te kuulete, kas patu orjad surmaks või sõna kuulmise orjad õiguseks. Aga tänu Jumalale, et te olite patu orjad, aga nüüd olete südames saanud sõna kuulelikuks sellele õpetuse väljendusele, mille juurde teid on juhatatud ja et te patust vabanenuina olete saanud õiguse orjadeks. Ma räägin inimese kombel teie liha nõtruse pärast, sest otse kui te oma liikmed andsite orjaks rüvedusele ja ülekohtule, selleks, et käsust üle astuda, nõnda andke nüüd oma liikmed õiguse orjadeks pühitsusele. Sest kui te olite patuorjad, olite vabad õigusest. Mis vilja te kandsite siis? Niisugust, millest teil nüüd on häbi, sest selle lõpp on surm. Aga nüüd, et te olete saanud patust vabaks ja Jumala orjadeks, on teie vili pühitsuseks ja selle lõpp on igavene elu, sest patupalk on surm, aga Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses, meie issandas. Nii et Paulus siin nagu võrdleb, ütleme, sellel lihalikul või praktiliselt tasemel, et nad saaksid aru, mis toimub. Ja ta ütleb, et kelle meelevalla all või kelle tahtmist teen, selle orjaks ma hakkan. Ja kui ma teen vaenlase tahtmist, siis ma olen tema nii-öelda valitsuse all ehk orjuse all. Aga kui ma teen Jumala tahtmist, siis ma ise ennast, ma liigun nagu Jumala kaitse, varju ja armastuse alla. Ja need on vaimse maailma seadused ja selle järgi täpselt toimitakse. Ja sellepärast vaenlane püüabki meid pattu meelitada, ja kui me teeme pattu, siis ta saab meie üle valitsema. Aga meil on võimalus teistpidi, tähendab just Jumala tahtmist teha ja sellepärast Jumala seadusi rõhutatakse. Ja see ei ole see, et sa pead, Jumal ei sunni, aga ta ütleb, et tagajärjed on sellised. Ja kui ma näen neid tagajärgi, mis on nüüd patu tagajärg, mis on õiguse tagajärg, siis mida ma siin valin? Kas ma tahan siis surma endale valida? Sest patupalk on ju surm. Aga Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses. Ja täna, nagu me tänagi õppetunnis lugesime või uurisime neid talente, eks ole. Talendid on ju need, et mis aitavad meil Jumala tahtmist teha, seda praktikasse rakendada, sest tegu on oluline. Usk ilma tegudeta on surnud. Ja nüüd, kui Jumal on andnud nii palju häid võimalusi, üle 60 talendi, mida sa saad välja arendada ja jagada teistele, siis tegelikult ju see on ju hea sõnum ehk evangeelium. Aga loeme edasi veel Rooma kirjast 8, 1-11. Nii ei ole siis nüüd mingisugust hukkamõistmist neile, kes on Kristuses Jeesuses, sest elu vaimu käsk Kristuses Jeesuses
on sind vabastanud patu ja surmakäsust. Sest mis oli võimatu käsule, sellepärast, et ta oli jõuetu liha tõttu, seda tegi Jumal, kui ta läkitas oma poja patuse liha sarnasuses ja patu pärast ning mõistis patu hukka liha sees. Ja käsuõigus, et käsuõigus täide viidaks meie sees, kes me ei käi liha järgi, vaid vaimu järgi. Sest kes elavad liha järgi, nende meel on suunatud lihalikele asjadele. Aga kes elavad vaimu järgi, neil vaimsetele asjadele. Sest liha mõtteviis on surm, aga vaimu mõtteviis, see on elu ja rahu. Sellepärast, et liha mõtteviis on vaen Jumala vastu, sest ta ei alistu Jumala käsule ega võigi alistuda. Kes siis liha meeles on, need ei või olla Jumalale meelepärased. Aga teie ei ole liha meeles, vaid vaimus. Kui Jumala vaim tõepoolest asub teie sees, aga kellel ei ole Kristuse vaimu, see ei ole tema oma. Kui aga Kristus on teie sees, siis on küll ihu surnud patu pärast, aga vaim on elu õiguse pärast. Aga kui selle vaim, kes Jeesuse on surnuist üles äratanud, teis elab, siis tema, kes Kristuse Jeesuse surnuist üles äratas, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma vaimu läbi, kes teis elab. Kas see ole selline vapustav lõik see? Siin niivõrd hästi räägib need asjad lahti. Sest kui me ei ole Jumala vaimu päralt, ja ta ütleb, et see vaim on see vaim, kes äratas Kristuse surnuist. Kelle vaim see oli, kes äratas Kristuse surnuist üles? Isa vaim. Ja nüüd see sama vaim elab sinu sees, mõtle. Ja Piibel ütleb kuskil, et minus elab veel üks vaim, keda nimetatakse pühaks vaimuks. Vaid Kristus elab oma vaimu läbi. Ja ta ütleb, et teis elab, siis tema, kes Kristus Jeesus surnust üles äratab ka teid üles. Ja ta äratab meid praegu üles sellest lihalikust meelest. Ja kui me oleme valmistatud temale, tähendab juriidiliselt, ja tema seadused on meie südamesse kirjutatud, siis ta saab meile auriigi anda. Ja see tuleb siis, kui ta tuleb tagasi taevapilvedel, eks ole. Aga ja ta ütleb siin alguses kohe, et hukka mõistmist ei ole neil, kes on Kristuses, Jeesuses, sees ütlev kääne, tema sees, need on õigeks mõistetud. Ja et kui vaim tõepoolest elab teie sees, aga kellel on Kristus vaimus, ei ole tema oma. Nii et miks on oluline mõista seda valet ja õigust just selle kolmvaimsuse teema juures, sest pakutakse just seda teist vaimu. Ja need, kes ei anna ennast Kristuse vaimu alla, need jäävad paratamatult teise vaimu alla. Ei ole kolmandat teed. Ja Jumal annab praegu võimaluse, aga kui selle võimalust ei kasutata, siis see teine vaim ehk vaenlase vaim tuleb ja võtab vägise need inimesed üle. Ja see on väga kohutav olukord. Aga praegu on see võimalus teha vahet. Ja paljud inimesed ütlevad selle kohta, see ei ole pääste küsimus või mis vahet sellel on. Aga see on pääste küsimus ja sellel on väga tõsine vahe. Ja praegu on see aeg, et need asjad otsustada. Vaatame veel mõned tekstid Piiblist, 2. Korintuse 6, 14-17. Ärge hakake võõras ikkes vedama ühes uskmatutega, sest mis on ühist õigusel ülekohtuga, mis on ühist valgusel pimedusega, kuidas sobib Kristus ühte Beliariga või mis osa on usklikul uskmatuga.
kuidas sünnib Jumala tempel ühte ebajumalatega, sest meie oleme elava Jumala tempel, nõnda nagu Jumal on öelnud. Ma elan nende sees ja käin ja olen nende Jumal ja nad peavad olema mu rahvas. Sellepärast minge ära nende keskelt ja eralduge neist, ütleb Issand, ja ärge puudutage roojast, siis ma võtan teid vastu. Ja kui me kohtumõistjate raamatust lugesime, nad hakkasid ju jälle ebajumalaid teenima. Ja Jumal ikkagi käitus kogu aeg oma lepingu järgi. Ja praegu on täpselt sama asi ju. Ja vaata, ta ütleb siin uuesti, et ma elan nende sees ja käin ja olen nende Jumal. Kristus ütleb seda oma sõna kaudu, oma vaimu kaudu. Ja ta ütleb, et minge ära nende keskelt. Aga nüüd need rahvad ei ajanud neid ära. Ja nüüd täpselt sama asi käib sinu ja minu südames. Siin on vana loomuse maa-ala ja kui me ei aja seda vana loomust oma himudega oma seest ära, siis ta saab meile tegelikult langudeks nii-öelda ja ta tõmbab meid kaasa pattu. Ja võt siin on see võitlus, täpselt sama võitlus kehtib. Ja võidu me saame ainult Jumala väe ja armu läbi, mitte oma jõuga. Ja nüüd, mis oli siis see, mis meile võidu annab? Kui me kuuletume Kristuse sõnale, tähendab lepingule. Ja kuuletumine ongi leping. Ja nüüd Jumal lihtsalt teeb seda sinu juures. Ja sul tuleb teha koostööd temaga. Ja siin oli veel 2. Korintuse 7:1. Et meil nüüd on niisugused tõotused, mu armsad, siis puhastagem endid kõigest liha ja vaimu rüvedusest ja tehkem täielikuks oma pühitsus Jumala kartuses. Puhastagem tähendab kõigest liha, vaimu rüvedusest ja tehkem tõeliseks oma pühitsus. Et see on pühitsus. Ja see on nagu koostöö, eks ole, Jumalale. Ja viimaks loen veel mõned tekstid ettevalmistus hiliseks vihmaks. Lehekülg 131. Ilma vaimuga täitmiseta ei või end Kristuse järele käijaks tunnistajad vastu seista vaenlase rünnakutele nende ees seisvas suures läbi katsumises. Nii et see on möödapääsmatu. See, mis tuleb, aga see võit on temas. Nii piibel kui issanda sõnumi tooja mainivad erilisi valdkondi, millest tuleb püha vaimu saamiseks ettevalmistusi teha. Kõikide nende ettevalmistuste tulemuseks on põhimõtte kindel kristlik elu. Mitte teoreetika, elu. Ja ta ütleb siin nii, et enne kui ristida meid püha vaimuga, proovib meie taevane isa meid, et näha, kas saame elada nii, et me ei teotaks teda. Ära mõtle, et sa võid saada osa suurest vaimulikust õnnistusest täitmata tingimusi, mis Jumal ise on seadnud. Nii et need tingimused on samad nii vanas kui uues testamendis. Ja see on selline lühend nagu L22 ja kirjutatud 1902. Ja siis ma loen veel siit ühe lõigu. Küsimus, mille iga inimene peab lahendama oma hinge seesmises pühamus. Pane tähele, see on nüüd iga ühe seesmise pühamu lahendus peab olema siin. Seisneb selles, kas ta tahab alistuda vaimu veenmisele ning pidada hingamispäeva või vaim enda juurest ära ajada, et pääseda saatana vihast. Sest saatan tekitab sulle olukorra, et kui sa Jumala vaimu nagu ajad endast ära, et siis nagu võitlused lõppevad.
Aga tegelikult ei ole see nii, tegelikult on see, et kui me käime Jumala vaimu päralt, siis tegelikult ta annab meile võidu. Aga tekitatakse olukord ja saatan ütleb, et jäta see usuasi kõrvale ja kummarda mind. Ja sind võetakse ära raskused. Jah, aga see on nüüd läbi katsumine, et see saaks veel tugevamaks. Vältimatult saame me selle sulasteks, kelle sõna me kuulame. Jumal pakub südame tunnistusega inimestele piiramatut väge sõna kuulmiseks. Nii et me ei saa öelda, et on võimatu, vaid see on piiramatu vägi. Sellel, kes on saanud püha vaimu, on suured südame ja mõistuse võimed, samuti selline tahtejõud ja energia ning eesmärgi kindlus, mis on võitmatu. Nii et tunned, kui oled väsinud jõuetu, siis Jumala vaim on nõus andma sulle tahtejõudu, energiat ja eesmärgi kindlust, et sa lähed lõpuni kõigis oma ka praktilise elu ülesannetes. Et sellised mõtted tänasel päeval, olge õnnistatud ja proovige. Jumal ütleb, et katsuge mind ometi. Jumal tahab, et meie katsuks teda läbi, ja siis me kogeme, et need õnnistused toimivad. Aamen. Aga tõuseme palveks. Kallis taevane Isa, me oleme väga-väga tänulikud Golgata ohvri eest, sinu alatud vere eest, sest sinu ohvri läbi meil on üldse need võimalused olemas, meil ei olnud neid enne. Aga sina oled need meile avanud ja meil on võimalus sinu lepingus olla, täita neid kõiki tingimusi, kuuletuda sulle. Ja palume, täida meid oma vaimuga just sõna kuulmiseks, arusaamiseks ja mitte kahtlemiseks. Täname, et see on niivõrd suur arm, ja aita see vastu võtta, sest praegu on armuaeg ja me oleme armu all. Õnnista meie kodusid, meie peresid, meie suhteid, meie mõttemaailma. Tule täida meid oma mõtetega ja et me oskaks valvata, et me nii silmade kui kõrvade kaudu ei laseks enda sisse vaenlase ahvatlusi ja kiusatusi, vaid me pühitseksime oma südametempli täielikult sinule, nii sõnas, mõttes kui teos. Täname, et see võimalus on olemas ja sa oled tõotanud meile kõigile jõudu anda ja tahtejõudu anda ja otsuse kindlust anda, et ka meie teeks sinu lepingus oma osa. Täname selle armu eest ja õnnistuste eest kalli Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.